Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere taas! Tänases saates räägime me andmekaitsespetsialistidest, inimestest, kelle töö on siis tagada, et meie isikuandmed oleks siis ikka turvaliselt hoitud ja kõik muud seadused ka täidetud. Andmekaitse maailm muutub aasta-aastalt ka järjest tegelikult keerulisemaks ja tihti enam ei piisa sellest, et keegi formaalselt justkui pannakse seda rolli täitma. Ja täna me arutamegi, miks siis organisatsioonid peaksid määrama andmekaitsespetsialisti, millised nende ülesanded on ja kuidas tegelikult see on ka ettevõttele endale kasulik. Ja nüüd ma saangi tutvustada meie tänast külalist, kelleks on Andres Ojaveer. Tere, Andres! Tere! Sina nõustad peamiselt ju isikuandmete kaitse valdkonnas, et parandava mind, kui ma eksin, aga sa oled ise töötanud andmekaitsespetsialistina ja pakud vastavat ka teenust siis nüüd ja veel oled ka külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis, kus siis samal teemal koolitad inimesi. Jah, kõik vastab tõele. Milline sinu igapäevane töö selles andmekaitse valdkonnas on, et mis on selline võib-olla kõige põnevam osa selle juures, erinevate selliste nõustamiste ja koolituste juures? No selles mõttes kliendiportfell on väga lai, et põnevust on nii suurte andmetöötlejatega, kelle puhul siis need riskid võivad olla väga kõrged ja andmete töötlus on väga laiaulatuslik, aga samal ajal tuleb ette ka selliseid uuenduslikke või uute ideedega turule tulevaid startup'e, kes iseenesest on väga väiksed, vähemalt esialgu. Ja andmetöötlus on ka võib-olla üsnagi selline sirgjooneline, et pakutakse ühte toodet, ühte teenust, sageli on need mingisugused tarkvaralised lahendused, platvormid ja seal on vaja siis lahendada isikuandmetega seotud küsimused ära, et kõik oleks nii-öelda reeglitepärane ja just nendes uutes ideedes sageli tuleb selliseid olukordi, kus tuleb jälle oma nagu teadmisi proovile panna, et on olukord, mida ei ole varem pidanud lahendama ja see on samamoodi huvitav osa sellest tööst, et ei ole nii alati, et suuremahulised või mastaapsed andmetöötlejad on need kõige rohkem andmekaitse inimesi nagu proovile panevad, et need võivad sama hästi olla ka väga väiksed tegijad, vähemalt oma algfaasis väiksed. Kas kui keegi algfaasis midagi teeb, siis kas tajutakse ära ise see koht, et siin peaks võtma nüüd nõustamist, võib-olla ostma sellist andmekaitsespetsialisti teenust või on olnud ka olukordi, kus hoopis mõne muu valdkonna nõustamise käigus tuleb siis välja, et tegelikult, et kuulge, et te peaksite siin pöörama tähelepanu andmekaitse küsimustele? See on erinev. Palju sõltub nendest inimestest, sellest tiimist, kes seda näiteks startupi teevad. Kui seal on inimesi nende hulgas, kes on varasemalt kokku puutunud, siis neil on kusagil see teadmine juba olemas, nad hoiavad seda nagu ikkagi mingisuguses tegevuste checklistis, et sellega on vaja ka, see osa on ka vaja üle vaadata. Aga on ka neid, kelle jaoks see tuleb näiteks sellel hetkel teemaks, kui kaasatakse investeeringuid või ollakse protsessis, kus saadakse mõni suur klient ka Eestist väljaspool või enamasti just ütleme näiteks Saksa turule sisenedes suure kliendi juriidiline meeskond saadab kohe paki pabereid, et täitke need küsimustikud ära. Seal on täna alati juba sees ka isikuandmete kaitse osa ja kui varem ei ole sellega pidanud või mitte pidanud, aga pole osanud tegeleda, siis hakatakse ikkagi vaatama, et nüüd meil on vaja mingit oskusteavet juurde väljastpoolt maja
sest ise me ei pruugi isegi lõpuni aru saada, mida need küsimused tähendavad. Ja siis näiteks meiesugused siis saavadki sellest protsessist nagu läbi vedada ja selle käigus sageli jääb ka siis see nii-öelda suhe edasi, et kui on jälle andmekaitse küsimusi, on see siis järelevalveasutuselt, on mõnelt teiselt kliendilt, on tarbijalt näiteks, siis jälle pöördutakse, et noh, juba taust on, eks ole, olemas, et siis on lihtsam meil ka nõu anda, sest meil on selle ettevõttega juba mingisugune kogemus ja me teame, mis need andmetöötlusprotsessid seal taustal on, sest see esialgne töö vajas seda tausta selgeks tegemist juba. Sa mainisid, et põnevust pakub ka see, et tegelikult järjest enam tõstatub selliseid uusi küsimusi, mille peale pole varem pidanud mõtlema, et kuidas sa üldse kirjeldaksid seda, et kuidas see andmekaitse valdkond võib-olla Eestis on viimastel aastatel muutunud, et mulle endale tundub, et sellest räägitakse järjest rohkem ja ka tegelikult andmekaitse spetsialistide vajalikkusest, et ka meie Andmekaitse Inspektsioonis järjest enam üritame rõhutada seda, et andmekaitse spetsialist peaks olema see inimene majas siis, kes erinevatel teemadel nõustab olenevalt siis sellest, kas siis asutuse või ettevõtte valdkonnast, et kuna ongi, kõik läheb järjest keerulisemaks, tulevad uued regulatsioonid, meile tuleb järjest rohkem kohtupraktikat, ka inimeste ootused on tegelikult kõrgemad, et kuidas sulle endale tundub, et kas kuidagi on natuke kirjumaks läinud see valdkond või? Jah, no ütleme, et kuidas nagu, milliste uute nurkade alt või mis uued teemad on just andmete töötlemisega seoses, siis kindlasti me ei saa enam ükski päev ilmselt, vähemalt mina oma töös tunnen seda, et ükski päev ei möödu nii, et ma ei räägi mingis kontekstis AI ehk tehisaru ja andmekaitse seostest ja võimalikest riskidest ja nii edasi, kuidas seda lahendada, sest ikkagi see innovatsioon, kui nii võib öelda, et siis seda AI-ga oma toodete teenuste täiendamist, see on ikkagi läbiv, et seda on väga-väga palju ja kuidas siis oma tooted teenused täiustada AI-ga selliselt, et nad oleksid ka reeglitele vastavad ja ka näiteks needsamad suurkliendid, kes tahavad sinult seda teenust osta, nende compliance'i või selline vastavustiim ka selle tootega rahule jääks, et nad julgeksid su toodet kasutada, sest on ikkagi AI-ga seotud ju suured hirmud endiselt. Aga selle poole pealt, mis puudutab siis andmekaitse spetsialist ja tema sellist rolli, siin on mitu erinevat varianti, praktikas ma näen ka, kuidas seda lahendatakse, et pigem võib-olla suuremad ettevõtted, kellel ressurssi on rohkem, millega siis toimetada või millega ümber mängida, et üks variant on, et andmekaitse spetsialistil teadlikult hoitakse hästi sellist kitsast kontrolli, auditeerimise, natukene sisekontrolli sarnast rolli ja ütleme sellised toote-teenuse arenduse poolel on näiteks täiendavalt jurist, kes andmekaitse osas nõustab. Ja siis andmekaitse spetsialist ei auditeeri enda poolt nõu antud nii-öelda lahendusi, eks ole, et siis see nii-öelda eristatus, see efekt võiks olla nagu kõige parem. Aga siin tuleb kohe see ressursi küsimus mängu ja seda on väga harva võimalik, kui me räägime Eesti kontekstis ettevõtete suurusest, ja ka riigiasutustele, et see on üsna luksuslik lahendus, ütleme niimoodi, et pigem on see asi ikka nii, et kui andmekaitse spetsialisti kohustus on, siis ta teeb ikkagi andmekaitses kõike seal majas, eks ole, ta nõustab, ta avaldab arvamust, ta kontrollib, ühesõnaga andmekaitse on tema töö, tema tegeleb, eks ole. Seal muidugi tulebki vaadata, et kas tekivad mingid kohad, mis siis näiteks andmekaitse üldmääruse mõttes võivad probleemsed olla. Aga jah, et loomulikult, ja kui nüüd mõelda selle rolli peale, eks ole, siis on üsna keeruline seda tööd nagu hästi teha,
kui sa nende uute arengutega, näiteks see tehisaru temaatika, kui sa nendega nagu üldse kursis ei ole, mis tähendab, et noh, see pidev õppimisprotsess või ajaga kaasas käimine, et noh, see on vältimatu, muidu sa lihtsalt ei suuda neid küsimusi lahendada, mis sul igapäevatöös tekivad. Jah, see sinu toodud näide on väga hea, aga see eeldab seda, et me oleme jõudnud juba olukorda, kus tegelikult organisatsioon saab aru sellest, et tal on seda kontrolli ja tal on andmekaitsespetsialisti vaja. Paraku praktikas järelevalveasutuses on näha seda, et andmekaitsespetsialist jäetakse näiteks täiesti määramata, isegi kui on see kohustus, et võib-olla siin tasukski välja tuua ka see, et tegelikult kõikide riigi ja omavalitsuste asutustel ja avalikul sektoril, neil on kohustus tegelikult andmekaitsespetsialist määrata, et noh, seal on üsna suur probleem, et tegelikult ei ole määratud tihti seda või siis on määratud, noh, nagu ma ka enne mainisin, niimoodi formaalselt kohatäiteks, et kui sa hakkad uurima, et millega tegelikult see inimene tegeleb, siis ega ta andmekaitse küsimustega väga ei tegele ja tal ei olegi aega nendega tegeleda, sest see mingid muud ülesanded võtavad tal lihtsalt nii palju osa töölauast ära. Aga enne kui me lähme edasi, siis kuidas sina kirjeldaksid seda, et me juba läksime väga selliseks sisuliseks, et aga nüüd kui peaks ütlema nendele asutustele või ettevõtetele, kes töötlevad ikkagi tundlikke andmeid või neil nii suur andmetöötlus, miks seda andmekaitsespetsialisti vaja on? Sest seadus nõuab. aga noh, tegelikult ma võib-olla ei hakka sinna minema, et miks seadusandja üldse Euroopa Liidu tasemel on sellise lahenduse või kontseptsiooni nagu välja mõelnud, eks ole, et see on eraldi küsimus, aga et kui sa nii-öelda siis reeglite järgi kvalifitseerud selliseks organisatsiooniks, kus see andmekaitse spetsialist peab olema määratud. Et noh, siis on üks variant on teha seda formaalsusest, et meil on keegi nii-öelda äriregistrisse sisse kantud, et on võimalik öelda, et näed, meil on määratud, kas ta päriselt on tal aega või pädevust tegeleda andmekaitse küsimustega, et noh, see on probleem muidugi, eks ju. Aga miks oleks ikkagi hea, kui sul on nagunii kohustus ta määrata ja siis määrata ta niimoodi, et ta teab seda teemat, pluss tal on aega ja võimalusi sellega tegeleda, on just see pool, et sa ühelt poolt selle seaduses toodud nõude nagu täidad ära, aga mingit lisandväärtust nagu ei tule sealt. Need samad, sageli need andmekaitsega seotud intsidendid või probleemid või ka vaidlused näiteks kliendiga või kodanikuga, organisatsioonil tekivad sellest, et need asjad on nagu süsteemselt läbi mõtlemata või see kommunikatsioon, kas või lähme sinna kõige lihtsamale tasemele, need andmekaitse teavitused või poliitikad veebilehes, mis on kättesaadavad. Kui selle teksti lugemine tekitab rohkem küsimusi kui enne selle teksti lugemist, siis see on natuke kehvasti tehtud tekst, eks ju. Kõik sellised väiksed asjad ja kuni suuremate nagu kontseptsioonideni välja, et tegelikult sellelt andmekaitse taustateadmistega inimeselt oleks võimalik saada seda initsiatiivi ja oskusteavet, et need teemad lahendada ära nagu strateegilisemalt. Et kuidas me vähendame näiteks probleeme, mis meil täna pidevalt tulevad mingite pöördumiste või kaasustega, intsidentidega, et kas me saaks midagi kusagil ära teha ja selle inimese abiga ära teha. Ja kui tal tegelikult ei ole aega ega ka teadmisi ja ta on nii-öelda formaalne andmekaitse spetsialist ilma sisulise tegevuseta, siis sa ei saa neid asju ära lahendada ja siis sa tegeled mingite probleemidega pidevalt, mida keegi nagu sisuliselt, süsteemselt kuidagi nagu eespool ära ei lahenda, ehk siis sa jätad tegelikult nagu selle võimaluse kasutamata. Mulle vähemalt niimoodi tundub. IKIMis on toodud välja sellised konkreetsed olukorrad, millal siis tuleb andmekaitsespetsialist määrata, aga tegelikult on ju ka selliseid olukordi, kus justkui võib-olla üldmäärus otsesõnu seda välja ei ütle, aga see andmetöötlus võib ise olla selline, et
ta on väga keerukas või seal on mingid riskid, et näiteks kas või see sinu toodud AI näide, kus siis justkui tegelikult võiks ka andmekaitsespetsialist olemas olla, see juba oleneb täpsemast töötlusest, aga on ka öeldud, et tegelikult tuleks dokumenteerida siis näiteks see otsus, et kas ma nüüd määran või mitte, kui see on selline, et ma nüüd päris täpselt ei tea, kas ma pean määrama või mitte. Kas tead, kas seda praktikas ikka ka tehakse, et tõesti see niisugune analüüs läbi viiakse, vajadusel siis näiteks kas või järelevalveasutusele saaks ette näidata, et vot, et siin on see meie nii-öelda riskianalüüs, miks me siin andmekaitsespetsialist endale ei määranud selles tegevuses? No ma saan ainult seda kommenteerida, mis ma ise näinud olen või praktikas läbi teinud, et me oleme ise mitmeid kordi teinud seda analüüsi, kas siis mingi suurema andmekaitse nõustamise käigus või konkreetselt selle küsimuse lahendamiseks, kus meilt tellitaksegi selline analüüs, me vaatame siis kõik need nüansid üle ja kliendile saadamegi selle kirjaliku arvamuse. Ja see arvamus alati ei ole see, et kuna meil on võimalik raha teenida, siis me ütleme jah, määrake ja määrake meid, eks ole, et ostke meilt teenust sisse. Et selles mõttes me peame ikkagi advokaadibüroona kliendi huvide peale mõtlema, et kui see analüüs täiesti nii-öelda objektiivsetel põhjustel ütleb, et tal ei ole vaja määrata, siis nii me ütlemegi, et vabatahtlikult alati saab, aga kohustust teil ei ole. Ja sellisel juhul jääb ju selline dokument alles, eks ole. Nüüd, kas keegi nagu ettevõtetest teeb seda omal initsiatiivil niimoodi, et ta selle kõik ka kirjalikult vormistab, no ma kipun arvama, et pigem mitte. Pigem see on selline koosoleku teema, eks ole, kus räägitakse läbi, kus keegi mõtleb siis, loeb natuke seaduseid, vaatab, et me vist ikka mahume sinna, et ei ole vaja määrata ja võib-olla jääb sellest mingi koosoleku protokoll, võib-olla ei jää sedagi, eks ole. Et see on see tavaline praktika, et ma pigem ei usu, et seda nüüd nii laialdaselt harrastatakse sellist kirjalikku otsustus nagu protsessi ja siis juhatuse allkirjaga arvamust, et meil ei ole vaja, eks ole, sellist analüüsi. Kas siin võib siis olla ka seos sellega, et võib-olla mingeid riske kohe ei teadvustatagi, et ka see võib olla näiteks risk, ma ei tea, kui ma mingis olukorras jätan määramata andmekaitsespetsialisti, et ettevõtted teeks seda, kui nad teadvustaks endale, et sealt võib tulla mingi risk või kas või see, et siin toimub mingi selline andmetöötlus? No ei, kindlasti jah, selles mõttes eks see teadlikkuse teema ongi ja selle oskusteabe nagu, kas ta majas on siis või ei ole. Et see vajadus võib ju tekkida ka ajas, et see ei ole see, et täna on meil näiteks toode selliste andmetega, sellises koguses, ma ei tea, seal volitatud töötlejad, eks ole, et analüüsid selle läbi ja saad aru, et andmekaitsespetsialisti vaja ei ole. Aga pooleteise või 2 aasta pärast võib see toode olla arenenud sinnamaale, kus tegelikult see vajadus on juba tekkinud või see kohustus on tekkinud, kui nüüd sama analüüs läbi viia, sa ei pruugi saada selle ühekordse otsusega nagu siis jätkata lõpmatuseni, eks ju, et sest need põhjused, miks sul andmekaitsespetsialisti määramine võib olla kohustuslik, need võivad ajas muutuda, kas või, ma ei tea, kliendibaasi suurusest või täiendavate andmekategooriate kaasamisest või midagi sellist, eks ole, et su toode või teenus võib ajas nii palju täieneda, et sul tekib lihtsalt paari aasta jooksul see kohustus, et alguses ei ole. Ja meil on selliseid analüüse olnud mitu korda, kus me ütlemegi kliendile, jätamegi selle täiesti teadlikult selle lause sinna, et see analüüs tänase seisu baasilt ütleb, et teil ei ole vaja andmekaitsespetsialisti, aga kui muutuvad sellised asjaolud, siis see vajadus võib tekkida. Et see teadmine oleks olemas, jah, ja tegelikult siinkohal tasub ka ju see ära öelda, et andmekaitsespetsialist võibki olla, et ta ei peagi olema alati nii-öelda sisseostetud teenus, et ta võib ka olla enda organisatsiooni sees määratud või võib ka olla niimoodi, et näiteks
mitme sellise kas siis allasutuse või organisatsiooni peale on nagu üks andmekaitsespetsialist määratud, kes siis nagu haldab seda kõike. Et tegelikult neid variante on hästi mitmeid, eks see siis olenebki sellest keerukusest. Aga võib-olla peaks natukene rääkima ka sellest, et mis need andmekaitsespetsialisti ülesanded ikkagi üldmääruse kohaselt on ja kuidas ta võib-olla ikkagi erineb sellise nii-öelda tavalise juristi ametikohalt või sellise vastavuskontrolli ametikohast, et on ikkagi teatud sellised võib-olla ju erisused andmekaitsespetsialisti puhul, noh, nagu ka nimigi ütleb, et tal on ikkagi selline eraldi nimetus antud. No jaa, võib-olla selle, nagu sa ütlesid, compliance inimese vaates, no ta seal, selles osas on tal ikkagi väga palju just seda tööd, seda sisu nagu seal peakski olema, et aga võib-olla see jah, et mida alati liiga hästi ei teadvustata, et kui sul on jurist, kellel on tugevad teadmised isikuandmete kaitses, siis see on sageli just selline nõustav osa tööst, eks ole. Üldmäärus ikkagi tahab kehtestada ka seda kontrollivat osa või see, et keegi vaatab asju selle pilguga, kas meil on vaja midagi täiendada, kas meil on mingisugused riskid juba realiseerunud või kohe realiseerumas, eks ole, ja siis tal oleks ka volitusi piisavalt tegutseda, mis võib-olla ka jurist võiks teha sama, aga kõige olulisem, mida siis vähemalt mul on selline tunnetus, et seadusandja mõte on olnud see, eks ole, et andmekaitsespetsialist on sellise kõrge riskiga andmetöötluse puhul nagu siis andmesubjekti või selle inimese esindaja seal organisatsioonis, noh, esindaja võib-olla ei ole päris õige sõna, aga ta peaks mõtlema tema huvides. Loomulikult tema tööandja on see andmetöötleja ja seal on sellised kohad, mis on selle spetsialisti peas aeg-ajalt võib-olla keerulised, et kelle huvid on esmakohal, eks ole, kas tööandja või siis selle inimese, kelle andmeid töödeldakse, seal peab tasakaalu leidma, ideaalmaailmas oleks see täielikult nii-öelda andmesubjekti poole kaldu, päris maailmas sa pead oma tööandja huvides ka nagu arvesse võtma, eks ole, aga siis sellised suured riskid või mingid väga suured probleemid, mis tõsiselt võivad kahjustada siis neid andmesubjekte inimesi, et seal ta peaks siis nii-öelda selja sirgu ajama ja ütlema, et kuulge, nii ei ole lubatud, nii ei ole võimalik, eks ole, et see tuleb kuidagi teistmoodi lahendada, tal peab olema võimalus seda kommunikeerida siis juhtimistasandile, kus loodetavasti on see nii-öelda teadlikkus ka olemas ja koostöö või selles mõttes see aktsepteerimine, et andmekaitse on tõsine asi, oluline asi ja neid muudatusi tuleb teha, eks ju. Aga jah, et võib-olla siis andmekaitsega tegelev jurist versus siis näiteks andmekaitsespetsialist, kõige rohkem võib-olla ongi see, et talle on esiteks seadusandja andnud teatud garantiisid ja teatud nii-öelda jõuõla, et ta peab ja tohib siis inimese huvidest lähtuvalt käituda, mitte ainult ettevõtte huvidest lähtuvalt. Ja siis ka need garantiid, et teda ei tohi nagu siis selle eest, ma ei tea, lahti lasta või karistada või palka vähendada, et ta oma tööd liiga hästi teeb, on ju. Ja just nende kriteeriumiteni me kohe tegelikult jõuame ka, sest samamoodi ka ju isikuandmete kaitse üldmäärus räägib sellest ressursist, et sa pead tagama tegelikult andmekaitsespetsialistile ressursse, mis tähendab nii raha, aga see tähendab ka töötingimusi, see tähendab seda, et sa pead tagama, et tal oleks ligipääs andmetele ja teabele, et oma ülesandeid täita ja jah, nagu sa välja tõid, siis tegelikult on täiesti ka selline keeld sisse toodud, et andmekaitsespetsialisti ei tohi töölt vabastada selle tõttu, et ta oma ülesandeid täidab, et kui juhtkonnale tundub, et andmekaitsespetsialist hakkab liiga aktiivseks muutuma ja nii-öelda nendele justkui kaikaid kodaratse võib-olla loobib, et siis tegelikult ei tohi andmekaitsespetsialisti sellepärast nüüd vallandada,
et siis probleemi pole. jah, siis tuleb leida mõni teine alus. Noh, kas just seda, aga mis ma võib-olla ise ka veel tahaksin siia lisada, et mis jälle tundub, et mõnikord arvatakse, et andmekaitsespetsialist, et vot nüüd ta on meil määratud ja tema on siis see, kes peab kirjutama kõik mõjuhinnangud, õigustatud huvianalüüsid, peab andmekaitse tingimused tegema, et tema justkui vastutab selle dokumentatsiooni koostamise eest, sellepärast et tema on ju andmekaitsespetsialist. Et siis jälle minu meelest on see praktikas nagu vale arusaam, mis levib, et tegelikult andmekaitsespetsialist ei pea ilmtingimata koostama neid, vaid tema peaks just nagu üldse kontrollima, et olema nii-öelda see kõrvaline pilk, kes siis vaatab, et kas siin nüüd on isikute nii-öelda siis kas või klientide huve on ju ikkagi kaalutud. Ja mis ka võib-olla tähtis ülesanne on see, et ta peaks ka koolitama asutuses ka tegelikult ju töötajaid. Jälle selline teistsugune näide, mis Andmekaitse Inspektsiooni töölaualt on see, et kutsutakse meid koolitama kui järelevalveasutust ja siis, kui me küsime nende käest, et kas teil andmekaitsespetsialist endal ka on, et meile tundub, et teie tegevus on selline, et teil peaks andmekaitsespetsialist määratud olema, siis öeldakse, et jah, on küll, aga jah, ta nagu siis koolitamisega väga ei tegele, et samas andmekaitsespetsialisti roll ikkagi peaks olema selline, et ta on asutuses või siis mis iganes ettevõttes nähtav. Kas siin saab ka muidu juhtkond kuidagi sellele sinu hinnangul kaasa aidata, et andmekaitsespetsialist oleks nähtav? Kindlasti saab, et eks see üldiselt juhtkonnast väga suuresti algabki, et see mulle meeldib sageli kasutada seda terminit, et see on nagu andmekaitsekultuur või inglise keeles see on, et kui sul on mingis teemas on see maturity level on kõrge, eks ju, et sa oled nagu küps, et kui on ettevõttel näiteks sellist teadlikkust ka juhtkonna tasemel siis initsiatiivi või selle asja kehtestamist, et see võib olla ebamugav, see võib olla tüütu, aga meie organisatsioonis isikuandmete kaitse on tähtis, ka meil on muid tähtsaid asju ka, aga andmekaitse on ka üks tähtis asi, sellega peab tegelema ja meil on inimene, kes selle üle nii-öelda siis järge peab ja kontrollib seda ja annab meile märku, kui meil on vaja mingeid uuendusi selles osas teha ja selles mõttes, et teda tuleb kuulata nendes teemades, eks ole. Mingi selline juhtkonna põhimõtteline positsioon, et see ei ole asi, millest me proovime nagu kõrvale kuidagi nihveldada, et umbes, et okei, meil on andmekaitsespetsialist sellepärast, et seadus nõuab, aga kes vähegi suudab, tehke ikkagi niimoodi, et ta ei saa teada, et me teeme, siis lähevad asjad nagu kiiremini ja lihtsamini, eks. Et kui juhtkond annab sellist signaali, siis siis ei saagi midagi tekkida. Aga kui vastupidi juhtkond annab selle signaali, et see tuleb vastavalt reeglitele korraldada andmekaitse, siis on raske ka allpool sellest nagu kõrvale hiilida. Aga mis puudutab seal, et koolitusi, võib-olla on väga hea andmekaitsespetsialist, aga ta lihtsalt ei ole inimene, kes suudaks nagu koolitada või mis iganes see põhjus on. See on ju see alati võimalik ka niimoodi lahendada, et tema vaatab, et see koolituse sisu ja teemad ja maht oleks sellised, et sellest on kasu teadlikkuse tõstmiseks, aga keegi teine viib seda läbi. Ta võib olla seal juures, eks ole, võib-olla ka alati mitte juures, aga see ei tähenda, et ta peab, nüüd konkreetselt tema peab rääkima. Ja see võib olla isegi, kui meil on suuremad organisatsioonid, siis see võib olla väga koormav. Kui sa teed nii-öelda siis, ma ei tea, osakondade kaupa mingid koolitusi, kui sa nüüd peaksid seda tegema veel aastas korra või paari aasta jooksul, eks ole, siis võib päris suur osa sinu tööst olla see koolitamine, mis ei ole võib-olla kõige mõistlikum ajakulutus. Selle asemel, et ta vaataks, et see koolitus on piisav, see on see kontrolli funktsioon, eks ole.
nii nagu mõjuhinnangute puhul, ta ei pea seda mõjuhinnangut otsast lõpuni valmis kirjutama, aga ta peaks vaatama, et see kontseptsioon, mis on kehtestatud mõjuhinnangute, see poliitika, et millal me teeme mõjuhinnanguid, millise meetodiga me neid teeme ja kuidas on see kooskõlastusring või protsess, selle vaatab ta üle, selle ta loob, sellega ta tegeleb, aga ta ei kirjuta mõjuhinnanguid näiteks algusest lõpuni, eks ole. Et kuidagi see nagu tööjaotus peaks olema ka see, et kui andmekaitsespetsialist teeb kõike ise otsast lõpuni, mis vähegi sisaldab sõna andmekaitse või andmed, siis see oskusteave ei levi organisatsioonis ja seda kultuuri ei teki, eks ju, et kui mitte keegi ei oskagi mõjuhinnangut koostada peale andmekaitsespetsialisti, siis on üsna nukker see olukord, et neid peaks oskama ikka teha, ma ei tea, tootejuhid ja muud sellised, kes on huvitatud nende andmete töötlemisest äripoolel, eks ole. Just, et seal tekib ka tegelikult niisugune huvide konflikt natukene, et kuidas andmekaitsespetsialist saaks ise selle valmis kirjutada ja siis kontrollida, et tema ei oskagi tegelikult kirjeldada võib-olla tootearenduse huvisid. Ja absoluutselt jah, et see loogika ongi, lihtsalt need asjad tekivad lihtsalt ressursi pärast, eks ole, et kui sul võtad täiskohaga inimese palkad, siis tahaks temast ikkagi maksimumi võtta ja siis kõik asjad, mis ongi seotud andmekaitsega, et ta teeb algusest lõpuni ära, siis on täie raha eest, eks ole. Aga seal jah, seda nii-öelda tegelikult võib see natukene kinni joosta mingil hetkel siis, et ongi, et andmekaitsespetsialist peab kirjeldama mõjuhinnangus mingisuguseid tootespetsiifikat, eks ole, millest ta väga ise ei tea ja siis andma sellele hinnangu, et see tundub olevat okei ja lähme sellega edasi, siis tegelikult see on üsnagi sisutühi dokument, eks. Ja andmekaitsespetsialisti nähtavus on ka tähtis ja tegelikult sellepärast, et inimesed oskaks nende poole pöörduda, ehk siis töötajad ka, et jälle, mis suuremates organisatsioonides tundub olevat probleem, et võib-olla see võib jälle tuleneda võib-olla teatud juhtkonna otsustest, et ei olnud isegi teadlikud, et neil andmekaitsespetsialist olemas on ja et kellegi poole saab pöörduda lihtsamate küsimustega. Minu meelest lihtsalt andmekaitsespetsialisti roll on selles mõttes niivõrd tähtis ja niivõrd hea, kuna tema spetsiifiliselt teab konkreetselt ikkagi, mis nagu organisatsioonis toimub. Mõnikord ka meie kohe andmekaitseinspektsioonis ei oska mingile küsimusele vastata, sest meie lihtsalt ei tea selle ettevõtte spetsiifikat, aga et andmekaitsespetsialist ongi tegelikult väga tihti see spetsialist, kes teab, siis on tähtis, et ta oleks nähtav ja ka töötajad oskaks tema poole ikkagi pöörduda mingite küsimustega. Aga ja, nõus. Võib-olla ka selle kaasamise osas, kui hakatakse mingeid küsimusi arutama ja samas jah, nagu sa välja tõid, et võib-olla kui andmekaitsespetsialist on päris kõigesse kaasatud, kus on sõna andmed sees, et siis võib-olla enam sisuliselt väga kõigega tegeleda ei saa, aga kas jällegi, et andmekaitsespetsialist tähtsatesse teemadesse oleks kaasatud, siis võiks ka ju olla hea lahendus see, kui pannakse mingi selline kord paika, kas või ongi, et juhtkond paneb mingi sellise korra paika, annab selle signaali, et vot nendes küsimustes, kui selliseid olukordi näete, siis on näiteks kohustuslik andmekaitsespetsialist kaasata. Jah, ongi, ütleme, suuremates organisatsioonides on nagunii vaja mingisuguseid käitumisjuhiseid, protsessireegleid, et sageli on see, et midagi väga uut ei pea leiutama, vaid olemasolevat juhised, dokumendid tuleks selle pilguga üle vaadata, ma ei tea, tooks näiteks, et sul on eesliini töötajad või ütleme siis klienditeenindajad või on nad siis telefoni või konkreetselt leti taga või kusagil arvuti taga, eks ole, et kes on klientidega otsesuhtluses. Nendele võib sageli tulla just andmekaitse või andmete töötlemisega seotud küsimusi. Siis neil on mingisugused reeglid, kuidas nad klientidega suhtlevad, mingisugused protsessireeglid, et kui on küsimus, ma ei tea, selline või selline, siis ei vasta otse, vaid edastad selle kuhugi, eks ole, et ka see andmekaitse teema ei jääks kuidagi sinna eesliinil niimoodi, et nii on ja minge lugege või ärge küsige selliseid asju, eks ole, et see on meil sisemine värk, et ta teaks,
kui konkreetselt vastata ei oska mingitele lihtsamatele küsimustele, siis see läheb edasi, eks ole, õigesse kanalisse see küsimus ja nii edasi, et või ma ei tea, tootearenduses tahetakse midagi uuenduslikku teha, uusi andmeid hakata töötlema, eks ole, protsessireeglid näevad ette, tuleb vastata mingile kontrollküsimustikule isikuandmete töötlemise osas, nii nagu tavaliselt see infoturbe osas on, eks ju, ja sellele näiteks peab küsima arvamuse siis andmekaitse inimeselt, eks ju, et see riskantsem osa andmetöötlusest ei saaks minna niimoodi kuni laivi minekuni siis selles mõttes välja, et mitte keegi, kes andmekaitse teadmistega on, ei ole sellest midagi kuulnud, eks ju. Et sellist, sa saad oma sisereeglitega seda juhtida tegelikult, et kas andmekaitse tõuseb üldse nagu teemaks protsessi terviku vaates või see kordagi ei ole kellelgi küsimuseks. Me rääkisime enne ka sellest juba natukene sellest huvide konfliktist. Põhimõte on see, et aks ei tohiks olla olukorras, kus ta siis ise siis nii-öelda mingite vahenditele otsustab, et näiteks sisuliselt, et kas me siia arendusse nüüd raha paneme või mitte, et näiteks on toodud ka välja, et sellised mingid juhtivad ametikohad, et näiteks tegevjuht, finantsjuht, personalijuht, IT-juht, et siis sellistes ametikohtadel olevad inimesed, nad ei saaks samal ajal olla andmekaitsespetsialistid. Aga teisalt on ju ikkagi meil Eestis ka päris palju selliseid 1-2 inimese ettevõtteid, kelle andmetöötlus justkui tegelikult võib üsna suur olla ja on ka juhatuse liikmed. Kas sa enda praktikas oled selliseid olukordi kohanud, kus samas nagu küsitakse mingit võib-olla sellist nõustamist või ongi andmekaitse spetsialistiks üks juhatuse liige ja ettevõttes ongi neid võib-olla 1, 2, 3 tükki. Kas sellises olukorras praktiliselt kuidagi on võimalik ikkagi tegelikult seda võib-olla sellist mingit konflikti vältida? No jah, selles mõttes ma oskan soovitada ainult, et kui on vaja, eks ole, andmekaitse spetsialist või andmekaitse teadmised, siis seda saab alati sisse osta teenusena, eks ole. Et aga ma ütleks, ma rohkem ikkagi olen kohanud seda, et andmekaitse spetsialisti ei ole, kuigi peab. Kui seda varianti, et on määratud näiteks juhatuse liige või keegi, kes ei tohiks seal kohal nagu huvide konflikti mõttes olla. Aga jah, on näiteid sellega seoses ka ja siis kui see asi juba minuni kuidagi jõuab, siis ma ikkagi alati ütlen seda, et see olukord tuleb ära lahendada, sest et rääkimata Euroopa üleselt on meil ka Eestis juba kaasuseid, kus selle teemaga on siis nagu tegeletud, kus ilmselge huvide konflikt on andmekaitse spetsialistil ja muidugi alati võib ju niimoodi teha, et teeme nii kaua, kui vahele jääme, eks ole, et nii on odavam, on ju. Aga kui see teema kui see risk realiseerub läbi selle, et saavadki kahjustatud kas inimeste eraelu või on nagu rikutud nende edaspidine elu seetõttu, et mingid väga tundlikud andmed on avalikuks saanud või üldse ära kadunud, eks ole. Et siis see on nagu väga halb variant, kuidas siis huvide konflikti olukorda ära lahendada, et kuni sinnani kõik toimis, aga kuna me kogu aeg olime kaldu, see inimene, kes oli selles huvide konfliktis kogu aeg, on paratamatult sealt see tekibki, et on kaldu ettevõtte huvide ja ta ei saa võtta nendes otsustes arvesse piisavalt andmesubjektide või inimeste huve, mida peaks andmekaitse spetsialist tegema, eks ju. Siis see ajas läheb aina hullemaks selles mõttes, et igale poole jäävad siis suured riskid ülesse ja ettevõtte huvidest lähtuvalt kõik toimib, kõik on hästi, eks ju, andmeid saab töödelda, kasumit saab teenida, kuni siis ühel hetkel võib tekkida mingisugune intsident, kus kõik nagu kehvasti läheb ja siis on siis kas õnnestub seda tagantjärgi nagu vaadata, et kas need asjad hakkasid sellest pihta, et kogu aeg tehti andmesubjektidele kahjulikke otsuseid ja see viis selle intsidendini.
see võib nii olla, eks see ei pruugi nii olla, aga need riskid on märgatavalt suuremad sellises olukorras. Aga ma saan ka aru, miks seda tehakse, sest lõppkokkuvõttes on see raha, eks ole. Väga kallis on endale tööle võtta täiskohaga inimest, eriti kui sa oled, ma ei tea, mõnede töötajatega ettevõte, siis ühe inimese juurde palkamine on väga suur koormus raamatupidamislikult, eks ole. Jah, eks ta selline keeruline olukord ole. Aga kui sa nüüd peaksid kirjeldama, siis me oleme siin natukene sellist erisust toonud, et kuidas andmekaitse spetsialist võib olla täiesti nagu tavapärasest juristist erineb ja kuidas ta organisatsioonis paiknema peaks. Aga milliseid selliseid oskuseid ja teadmisi siis on vaja, et olla üks hea aks, et kui me saame aru, et kus ta paiknema peab, mida ta tegema peab, mis on tema ülesanded, siis millised sellised oskused ja teadmised tal olema peavad, et tegelikult ka päriselt selles rollis edukas olla. Ja ideaalis oleks ta väga tugev jurist ja IT-inimene ja infoturbe inimene ja ma ei tea, insener ja mida kõike, eks ole, sest et kui sa mõtled, et täna meil ikkagi kogu andmetöötlus, eks ole, praktiliselt ikkagi me räägime digitaalsest andmetöötlusest, ükskõik siis mis vahenditega või vormis. Ja riskid tulevad samuti läbi selle sageli, et kas nad on siis infoturbelised või ütleme siis organisatsioonilised seal protsessireeglitest. Et aga jah, neid inimesi on üldiselt vähe. Mina ei ole selline inimene näiteks, kes kõigest sellest maailmast nagu seda suudaks hoomata. Minul on vaja alati infoturbe või mingite küberteemade osas, mul on alati tuge vaja, et läbi närida mingitest, ma ei tea, mis standarditest ja teemadest. Ma mäletan, hiljuti alles keegi ütles mingil esinemisel, et infoturbe juht, et kui sa oled infoturbe juht, siis arvesta sellega, et kõik sinu kolleegid ei saa enam olla sinu sõbrad. Paratamatult see roll on selline, mis toob kaasa kolleegidele teatud bürokraatiat või ebamugavust. Sellest ei pääse, seda on võimalikult mõistlikult lahendada niimoodi, et see tööprotsessi kuidagi ka loogiliselt nagu istub. Aga sa ei saa ka lõpuks olla nii, et sa teed kõike seda, mida kolleegid tahavad, et neil oleks elu mugavam. Kusagil on ikkagi, sa pead ära tunnetama ja selleks on sul vaja neid taustateadmised, sa pead ära tunnetama, kus on ikkagi sinu roll nüüd öelda, et ei, nii mugavaks me siin minna ei saa või sellist lahendust me ei saa, sellepärast, et siit tulevad need riskid ikkagi selgelt esile, mis on nüüd seotud siis andmesubjektidega, eks ole, et neid me ei kahjustaks. Ja seal sa pead suutma siis seda positsiooni, eks ole, hoida, mis võibki olla selline vastik tunne, et kolleegidel nagu selline ebamugav inimene, eks ole. Kui sa sellega vaimselt toime ei tule, siis tuleb ilmselt mingit muud tööd teha selles mõttes, et seal seda selgroogu peab mingil tasemel ikkagi olema. Muidu sa ei täida seda rolli, milleks see mõeldud on. Aitäh, Andres! Ma vaatan, et meil aeg on hetkel armutult läinud ja saab otsa. Minul oli väga põnev sinuga vestelda. Ma loodan, et nii mõnigi kuulaja sai siit endale kas mingeid näpunäiteid juurde või siis hoopis inspiratsiooni, et selles vallas ennast koolitada ja võib-olla tulevikus andmekaitse spetsialistiks hakata. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast!